Lautamo Seppälä, minä olen missionää siinä koulutuksessa. Ja minä yhtän teille tere päivästä ja tervetuloa teille kaikille. Olkeen onnistattu. Meillä on tänään siinä väga erinevät teemat. Äkki vaadattes võiks kysytä, että kuinka ne kokku sopivat. Aga minun mielestä on siiski tekemistä selliste asjadega, mis teatud mõttes kuuluvad sama hulka. Need teemad, mida meil siin täna käsitletakse, on sellised, että kõik need võivad kristlastele natuke sellist nagu hämmeldust tekkida küsimusi, et kuidas meie peaksime nendesse suhtuma. Ja mõned ka tekitavad küsimuse, et kas neid asju on kristlasel üldse sobilik arutada. Me tahame täna pakkuda võimalust vestelda ka mitte nii väga tuntud asjadest, mis on, mulle tundub, et need on siiski huvitavad asjad. Meil on täna kavas loeng teemal sakramendid, ristimine ja armulaud, kas Jumala ant või midagi muud. Ja ettekanne pidajaks on Vallo Ehasalu. Aitäh, et olet siia tullut. Ja siis meillä on isiklik tunnistus nöityses pealkirjaga Kuidas mä sinna sattusin ja kuidas mä sealt välja sain. Räägib Fred Raju. Ja kohvipaussi ajal meillä on võimalus tutvuda selle infolauaga. Ja se on kaettud muu hulgas New Age'i ehk uue vaimsuse kohti käyvä infoga. Pärast seda saame kuulda eksiõpetustest ja eriti teatud laadi olevast nimelt etuteoloogiast. Kas teadsid seda etuteoloogia kohta on pealkirjaks? Ja selle loengupidajaks on Kaido Soom. Tänan ka Kaidot ja Fredit ja kõiki teid, kes olete siia tulnud. Aga ma tahan teiega veel mõned mõtted jagada. Ma olen märganud, et siin Eestis rõhutatakse väga palju oikumeenia, kristlaste ühistegevust. Oikumeenia püüab ellu viia kristlaste häid suhteid omavahel, koos tegutsemist ning ühise usku esindamist maailma vastu ja mõtlen, et see on ikka õigustatud ja hea asi, eriti riigis, kus kristlasi on vähem. Kui erinevatest konfessioonidest pärit kristlased võivad siirast südamest otsida Jumala täideminekut ja tema juhtimist, on see ühine kristlik tegevus võimalik. Aga kunagi võib siiski sattuda, et kui me räägime ainult sellest, mis on kõikidele ühine, meie võib-olla vaikime meie oma konfessiooni omapärast. Mõnedel üritustel mulle tundub, et ei olegi sobivad näiteks õpetada ristimisest, sest erinevatel korraldajatel võib-olla on sellest erinev arusaam. Aga täna meie räägime siin ka just sellest, millest võib-olla tihti vaikitakse. Nagu öeldud, kuulame siin ettekannet sakramentide teemal. Ristimine ja armulaud on tähtsad teemad. Jeesus ju käskis oma jüngreid armulauast osa saama, samuti ta käskis neid tegema jüngreid ristides ja õpetades. Siis mõni sõna okkultismist ehk salaõpetustest ning nöydusest. Mulle tundub, et siin Eestis, kus on vähem ristiinimesi, on kristlasel tunda rohkem vaimumaailma rünnakuid. No kui kas või Soomega võrreldes, sest minä tulen ju Suomesta. No mä tean, että siinä on rohkein neid inimesi, kes usuvat nöidadesse
selkeänäkijätessä ja niin edasi. Kunnakin mä olen siinä tunnettanut, että nagu sellainen nähtämätty maailma oleks väkevät meidän kesken. Selliste teematega seotud asiat, et meie saamme siis täna kuulda ka isikliku tunnistuse. Ma otan seda huviga ja samas Jumala sellest tänades, et see, kes seda tunnistab, on tänapäeval elav kristlane. Uusvaimsus. New Age. Sellest nii palju, et kristlastena meie usume, et Piibel on Jumala ilmutus ja olemme sellest pühakirjast õppinud, et on olemas selline nähtamatu maailm, mille sees ei tegelegi lausa energiat, nagu New Age'ist tihti arvatakse, vaid milles on olemas erinevad vaimud. Mitte igasugune vaimsus pole esile kutsutud Jumala püha vaimu poolt. Ning kõik filosofiat ei vii Jumalani. New Age'is mina küll näen sellise väga ohtliku valeõpetuse. Ma tean, et Soomes, nii nagu siin Eestis, on usuvabadus. Aga ma arvan, et üks põhjus, miks paljud mittekristlikud mõtteviisid ja usundid poolehoidjad leiavad, on see, et neid ei tunta piisavalt hästi. Paljud uued usundid, sektid, filosofiad ja ismid, mis on New Age'iga seotud ja milles on tegemist lääne esoteeria ning idamaise usundiga, need kuulutavad, et need austavad tõelist Jumalat ega ole vastuolus kristlusega, aga nad on siiski väga synkretistlikud. See tähendab siis, et segatakse kokku erinevate usundite uskumusi. Neis võib-olla räägitakse midagi Kristusest ja tema mõjust inimese südames, aga siiski uskutakse kas või reinkarnatsiooni ja karmaseadust. Nüüd siis arvatakse, et inimene on igavene hing, mis areneb kuni saavutab jumalikkuse. Kristlik maailmapilt ning inimese käsitlus on täiesti teistsugused. Kristlane usub, et inimene on loodud Jumala näo järgi, aga ometi lõi Jumal maailma ning inimese asetsema temast väljaspool ning me ei saa mitte kunagi Jumala sarnasteks. Meie oleme pattu langenud ja õndsuse kaotanud olendid, keda ei saa teha vaimses tähenduseks elavateks mitte keegi peale Jumala püha vaimu. Ainult siis, kui me usume Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainsasse pojasse, kes sai inimeseks, sündis neitsi Maariast, elas siin ilmas, kannatas, risti löödi, suri meie pattude eest, tõusis üles 3. päeval ihuliselt ning elab ja valitseb igavesti, tuleb aegade lõppu tagasi kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui me temasse usume, ainult siis meie saame tulla tagasi Jumala juurde ja elada temaga ühenduses. Kristlus on eksklusiivne usk. Ja see tähendab, et kristlus välistab kõik teised päästeteed. Pole võimalik samal ajal olla elav kristlane ja otsida ühendust mingi sellise jumalusega, mis peaks enda seest leitama. Mõtte sellest, et enda seest võiks leita Jumalat, ei kahjuks ole väga kaugel kõikide kristlaste elukogemustest. New Age'is tuttav positiivne mõtlemine, tunnistamine, omandatud osaks kristlase elu ning kristliku ellu kuuluv Jumala ülistamine kipuvad kunagi kahjuks muutuma natuke ka ebakristlikuks tegevuseks. Nii võib juhtuda siis, kui inimene arvab, et tema, kui ta kasutaks teatud metoodi,
oleks võimeline Jumala käest nõudma mida ta iganes tahab. Ja kui siis selliselt kristlaselt veel ununeb seda paluda, et Jumala tahe võiks täide minna. Tegu on mingi väga ohtliku asjaga. Need muret tekitavad jooned on leida niinimetatud eduteoloogias, mis rõhutab mitte nii väga palju Jumala au, vaid usklikku meelevalda. Selle päeva lõpuks teeme veel paneelivestluse, mille käigul on võimalus küsimusi esitada ja siis kommenteerida neid tehtud ettekandeid. Apostlite tegude raamatust väikene sõna. Ja kellegi muu läbi ei ole päästed, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Palvetame, et Jumal hoiaks meid igaüht kõike kurja eest ja annaks meile usku Jeesusesse Kristusesse nii, et meie ei läheks kaugele temast, kes on elu ja usuelu allikaks. Jeesuse nimel, amen.